Nii, aga võib-olla me küsime kõigepealt Liisbeti käest, et rääkides võrgustikust, et kuidas sina või sinu vanused noored tunnevad, et kes on sinu võrgustik? Ma võib-olla teiste noorte kohta ei oska nii väga rääkida, aga minu võrgustik on siis mu vanemad kindlasti ja mu perekond, siis mu sõbrad, klassikaaslased ja siis edasi tulevad õpetajad ja see ongi see peamine võrgustik tegelikult. Kui sa ei saa näiteks oma vanemate poole mingis asjas pöörduda, näiteks ma usun, et sa saad, siis kelle poole sa pöörduks oma mingisuguse murega? See oleneb murest, sest et kuna minul on vedanud väga heade sõbrannadega, siis ma pöördun üldiselt alati nende poole, sest ma tean, ma saan neilt alati abi. Kuid kui mul oleks suurem probleem, mille korral mind mu sõbrannad ka ei oskaks aidata, siis ma usun, et ma pöörduks lasteabi selle telefoni poole, sest et see on anonüümne ja sealt saab abi. See on väga hea, et sa juba selle ära mainisid. Kas üldiselt noored teavad seda lasteabi telefoni hästi või kus tundub? No see on tegelikult, need plakatid on koolides, lasteaedades igal pool üleval, aga ma arvan, et seda võiks rohkem veel mainida, sest et koolides ju need plakatid lihtsalt on üleval, aga kes vaatab koolis ja näeb plakateid. Nii et kindlasti seda tuleks esile tuua rohkem. Kas kõik teavad lasteabi telefoni numbrit või kõigil tuleb kohe see meelele? Tuleb plakati pealt üle vaadata. 1161. Ja siis kõlas läbi ja ma saan aru, et on olemas ka online nõustamine ja e-post ja Facebook ja äpp ja kõik nii edasi. Ja see on võimalik, jah. Nii et kindlasti tasub kasutada. No Helmer, just sa rääkisid sellest vihmavarjust, et ja see vihmavarju all oli see tugisüsteem oli ikka päris lai nendest inimestest. Aga ometi on ikkagi selline seis, et teoreetiliselt on süsteem suur ja lai, aga praktiliselt on ikkagi väga palju peresid, kes ei ole või lapsi, kes ei ole abi saanud või need lapsed on kuskile sinna süsteemi ära kadunud. On nii. Et kes ikkagi peaks siis nagu seda probleemi esimesena märkama? No ootused on nagu ühiskonnal erinevad. Hästi palju on vaadet nagu politsei poole siis, kui on juhtunud juba midagi halba. Kui on mingid väga rasked tagajärjed, tuleb just meelde nädalavahetus Valgamaal, kus isa oma ärevusega mitte toime tulles peksis elajalikult oma naist, aga ka 9-aastast tütart. Ja loomulikult siis on ootus meile, et me võtame selle jämeda otsa enda kätte vähemalt nii kauaks, kui see kõrge risk sealt maha saab. Ja tegelikult, mida ma olen ise näinud, on see, et sihukeste ennetavate ja selliste lugude puhul, kus nii drastilisi näited tuua ei saa, on ikkagi lastekaitse see, kelle käest oodatakse imetegusid tegelikult kohaliku omavalitsuse tasandil. Lähed sinna võrgustikutöö ruumi ja siis lisaks sellele, et ta peab nüüd tiinakommid sinna saama, siis ta peab seda eest vedama ja siis kõik vaatavad talle otsa, et mis lahendus sul on. Et nad ei saa nende ülejäänud auditooriumist aru, et miks nad üldse tulid sinna, et kas ainult kommi pärast. Et sealt ei tule ka lahendusi, et meeletu selline torm on nagu lastekaitse spetsialist, sest seadus ütleb, et tema on juhtumi korraldaja selles vaates. No enne lastekaitse spetsialisti on ikkagi väga palju muid instantse veel, kes ju last igapäevaselt näevad. No, koolid, aga näiteks arstid, eks ju, et kui ema tuleb lapsega arsti juurde, kas arst on võimeline või tema võiks ka midagi märgata mingitel juhtudel? No ikka jah, teatud määral. Eks me oleme ka koolitatud märkama ja ära tundma, aga nagu me kõik teame, siis see võib olla kohutavalt raske. Ja perearstina on veel see keeruline, et ma pean selle inimesega edasi töötama. Ehk et kui ma ütlen, et mul on selline tunne, et teie peres on nüüd selline probleem, et siis see tuleb suuta välja öelda nii, et pärast oleks võimalik ka edasi suhelda. Sest teine kord, kui ikkagi kutsun Helmeri kohe kohale ja paned see kõigi käed raudu viieks ära, siis on nagu
jälle teistmoodi ja samas peab jääma see olukord ka niimoodi, et ka isegi et selle lapse puhul siis ka tuleks välja näiteks, et ta on kas vägivalla kannataja, kas siis otseselt või kaudselt, eks ju. Et see on keeruline ja haiglaarstidel võib-olla selles mõttes natuke lihtsam, et seal on see laps justkui kinni või suletud või isoleeritud või siis haiglas palatis. Et seal on võib-olla ka aega rahulikumalt jälgida, et minul on 10-20 minutit korraga. Et üldiselt arstide seas valitseb vägivalla suhtes nulltolerants. Aga kelle poole te esimesena pöördute, kui te otseselt tema poole ei pöördu? Oleneb olukorrast. Oleneb olukorrast, et kas politsei või siis lastekaitsetöötaja poole. Et mina olen hästi tihedalt teinud koostööd lastekaitsjatega. Et õnneks äkilist sekkumist ei ole see nii vaja olnud. Pöördun nüüd meie vabatooli poole ka. Et kes ma üldse olen? Kes mind ei tea, siis minu nimi on Kristi Paas ja olen viimased 15 aastat olnud noorsootöötaja. Olen endiselt. Ja noorsootöötajad ja töötan noortekeskuses ja olen töötanud ka Ukrainas Krimmis vabatahtlikuna teinud noorsootööd. Ja enne kui võib-olla laps jõuab üldse arsti juurde või politseisse, siis väga paljud lapsed, kes võib-olla mujal kohta ei leia, leiavad oma koha noortekas ja leiavad ka ülejäänud lapsed. Aga kui väga ära planeeritud lapsed võib-olla tihti on just huviringidega hõivatud, siis sellised planeerimata lapsed võib-olla leiavad selle tee noortekeskusesse tihemini. Ja kui Lisette hommikul rääkisin oma klassiõest, kes ei jõua võib-olla alati kooli sellepärast, et ta peab hoidma oma väiksemat õde või venda. Ka meil kohvipausi ajal tuli samasugune info just, kuna mul on siin kolleegid ka, et ka meie ühes väikeses noortetoas käib üks noormees, kes aeg-ajalt ei jõua kooli, sellepärast et peab hoidma oma väiksemat õde venda. Et need on sellised väikesed märgid. Toon ühe näite veel, et korraldame lastele ja noortele matkasid, laagreid, väljasõitusid, erinevaid selliseid tegevusi. Ja alles hiljuti oli selline juhtum, kus üks meie noortejuht siis korraldas matka ja see oli ööbimisega matk. Ja jagas need lapsed eraldi tubadesse ja poistel oli oma tuba, 4 kohta, 3 poissi. Ja siis ühel poisil tekkis väga suur hirm selle ees, et äkki see mees tuleb sinna tuppa magama. See oli meessoost noorsootöötaja. Ja ta hakkas selle vastu jubedalt võitlema, ta ütles talle halvasti, käitus võib-olla väga ebaadekvaatselt, aga see on jälle miski, mida noorsootöötaja paneb tähele, et ilmselt on seal, et mis seal taga võib olla. Miks ta nii paaniliselt hakkas kartma seda, et äkki see võõras mees tuleb minu tuppa magama. Mida meie selles olukorras teeme, noorsootöötajad on selles mõttes natukene võib-olla kehvas olukorras ja ka meile, kui koolile veel läheb lapsevanem rääkima, et minu lapsel on selline vajadus või selline erivajadus, ega nad noorsootöötajale väga ei räägi ja ega kool ka väga meile alati ei tule seda infot jagama. Siis meie selle olukorra puhul küll võtsime ühendust siis selle piirkonna lastekaitsetöötajaga, andsime info edasi. Ja ega meie tol hetkel rohkem teha ei saanudki, ja jääme lootma, et töötaja on piisavalt pädev ja võtab selle teema siis nagu käsile. Aga sellist märkamist, väga varajast märkamist, ma arvan, noortekeskustes toimub väga palju, sest et lapsed tulevad sinna vabatahtlikult, nad tulevad üha uuesti, sest nad usaldavad neid noorsootöötajaid. Seal ei ole selliseid rangeid reegleid nagu koolis, et peab tegema ja pead istuma ja pead osalema ja pead kontrolltöö tegema ja et seal see usaldus on võib-olla kiirem ja kergem tekkima, et jah. Ma küsin veel selle koolisüsteemi kohta, sest laps ikkagi koolis ju veedab väga suure osa oma ajast nagu täiskasvanud töö juures, et kas meil on piisavalt koolipsühholooge, küsin Liisbeti käest, kuidas teil, ma saan aru, teil on väga tore koolipsühholoog siin, et kas kõik lapsed seda teadvustavad ja teil on selline süsteem, et kui on mingi mure, siis koolipsühholoog aitab ka? Nii. Et kuna ma olen uus Tallinna 32. keskkoolis sellest sügisest alates
siis jah, ma ei ole kursis veel nii väga jah, meie kooli psühholoogi tegemistega või et jah, ma ei ole absoluutselt kursis sellega, kuigi ja ma tean, et meie koolis on psühholoog ja et õpetaja rääkis, aga jah, ma rohkem ei oska öelda. Ma küsin varasemast siis, et kui sa oled varasemalt mingis teises koolis olnud, kuidas õpetajad ise on märganud, kui on mingisugused probleemid, kas kiusamisega või tundub, et õpilasel on mingid pereprobleemid ja nii edasi. Et kuidas õpetajad märkavad? No minu arust õpetajad ei märka seda nii väga. No põhikoolis oli kohe silmnähtavalt, et klassisisene konflikt, aga me läksime ise sellega koolipsühholoogi juurde, et õpetaja küll ei suunanud meid ja mina vähemalt ei ole näinud, et jah, et õpetaja astuks vahele, ütleks, et jah, et palun minge nüüd psühholoogi juurde või et jah, lihtsalt astuks vahele. No seda näitas uuring ka, et võib-olla õpilased ise isegi suunduvad rohkem ja eks õpetajatel on ka palju teisi muresid ka. Aga mina mäletan küll oma kooliajast, et noorsoopolitsei käis üsna palju koolis kohe ja meil oli seal maakoolis päris palju probleeme, et kas politsei tänasel päeval käib palju koolides kohe niisuguse range suure jõuga lahendamas olukordi. Mul oli 2014 võimalus minna Põlva politseijaoskonda juhtima ja seal ma vaatasin, et mingitel aegadel kaovad kõik ära äkki politseinikud majast. Ma jään jumala üksi sinna ja siis ma läksin luurama, et kuhu nad kaovad kõik, et äkki teevad luusi. Aga tegelikult läksid nad kooli ümber, sinna viskasid pikali nagu partisanid ja siis kui lapsed tulid sinna suitsu kimuma, siis nad jooksid peale ja see siuke meeletu mäng seal, kes kelle kätte saab, vahepeal läks sassi ka, aga ja siis ma küsisin, mis te teete nagu, et mis asi see on, et võidate usaldust või mis asi see on ja siis nad ütlesid, et teeme trahvi ja siis läheb paremaks. Ja siis küsin, et siin üks poiss on 13 korda saanud, et jättis maha nüüd suitsetama, ütles ei veel ei jätnud, aga et kaua see spordimäng käib niimoodi. Aga et tänapäeval käivad noorsoopolitseid, mulle tundub enamuses ikkagi juba selle tõttu, et luua neid usalduslikke suhteid. Et olla olemas, olla abiks, olla toeks ja lahendavad ka neid lugusid, et sihukest rallit ei toimu enam. Ma tahtsin selle kooli kohta lihtsalt seda öelda, et minu uurimustööst tuli välja see, kuidas õpetajad ei julge pöörduda muredega riigiinstantside poole. Lastekaitseseaduses on küll välja toodud, et abi vajavast lapsest tuleb teatada kohaliku omavalitsuse tasandile ja hädas olevast lapsest, kus on siis elu või tervis juba ohus, tuleb anda politseile teada. Siis see oli sotsiaalpedagoog, kes mulle kirjeldas selliselt, et mulle tundus, et sellel lapsel on küll juba asjad nii halvasti, et mingi enesetapu mõtted või asjad seal kodus on midagi nii mäda, aga see on ainult kahtlus. Mõtle, kui ma nüüd annan teada ja see ei olegi üldse niimoodi. Siis ta hakkas ise kontrollima, siis ta hakkas ise akna taga viilumas käima ja mingid uurimustöid seal tegemas. Ja siis, kui ta lõpuks sai ikka teada, et kahtluse korral tulebki teada anda, nii ongi kirjas seal seaduses. Ja aga see on seesama, mida mina just rääkisin enne, eks ju, et see sotsiaaltöötaja ka, kui ta elab seal väikses külas või vallas, kõik teavad teda ja ta peab ju edaspidi ka tegelema selle sama perega ilmselt, et ega siis selle teadaandmisega nagu see suhe ei lõppe, et see teebki asjad teinekord väga keeruliseks. Ja kohati on, ma olen aru saanud, ka väikestes piirkondades ongi erinevate osapoolte koostöö raske sellepärast, et kõik on nagu kõigiga seotud ja tegelikult 100% ei saagi alati usaldada. Ütleme, et kui tuleb välja, et Helme Rallik peksab naist näiteks, on ju. Ja kus ma siis lähen selle teadmisega? Ei lähegi. Ega minu juurde ei tohi tulla. Ei ole mõtet lihtsalt, meil läheb suhted sassi lihtsalt. Aga räägime sellest ennetustööst ikkagi, et kas meil on piisavalt ennetustööd koolides, noortekeskustes ja nii edasi, et nii õpilased oskaks aru saada probleemidest, õpetajad oskaks aru saada nii edasi. Et kas see on süsteemne ennetustöö? Et me räägime nendest pidamata lahingutest, et me ei peakski hakkama tegelema. Küsimusel on ainult 2 vastust, jah või ei. Ja see on ikka selles mõttes retooriline küsimus, et kui ma ütleksin, et loomulikult on piisavalt, siis siis loobitaks mind tomatitega, ma arvan. Aga et tegelikkuses, kui ma võrdlen ka oma koolipõlvega, siis minu ajal ju kiusamist ei olnud üldse olemas, nagu ei olnudki olemas. Mis siis, et oli nähtav, sarved paistsid nii-öelda igalt poolt, aga seda ei olnud olemas. Tänapäeval ju räägitakse sellest palju ja on lausa programmid, kiusamisvaba kool ja kõik nii edasi. Et
see on ikka väga palju parem, kui ta oli kunagi varem ja sellega tegeletakse oluliselt rohkem. Ja ka ühiskond on palju vähem tolerantne igasuguse kiusamise vägivalla suhtes, kui ta oli varem. Ja väga nagu tunnustatakse ja julgustatakse inimesi, kes on suutelised olnud kiusamisest väljuma, on ta siis koolikiusamine, kodune kiusamine või ma ei tea, praegu ma ütleks, et poliitikas toimub kiusamine, eks ju. Et siin on nagu selliseid nagu erinevaid tasandeid ja minu meelest on see töö ikka oluliselt parem, kui ta oli varem. No kui me rääkisime ka majakatest, et Amo rääkis majakatest erinevas vanuses, erinevates kohtades, kas näiteks mina kujutan ette, et noortekas on selliseid noorsootöötaja on selline hea majakas, kelle poole pöörduda, kelle suunas üles vaadata. Kas on nii? Tõsi. Kas küsimusel, et ainult üks vastus jah. Et kas leitakse piisavalt ikkagi üles need noortekad või kuidas see noorteka elu üldse käib, kuidas see noor sinna satub üldse noortekasse? Kas on populaarne, mis tööd seal täpselt käivad? Eks sellega on nii ja naa, et kui on tegemist suure koha noortekeskusega, võtame Tallinnad, Tartud, suuremad linnad, siis neid võimalusi vaba aja veetmiseks on nii palju, et ei jõua mitte kõik noortekeskusesse. Kuigi mina ise töötan Saue noortekeskuses ja kui see laps või noor ei käi ka igapäevaselt noortekas, siis ilmselt on mingid muud meie nagu harud, mida me veel teeme, kuhu ta lõpuks ikka jõuab. On need siis laagrid või on matkad, huvitegevus, mingid suuremad sündmused, üritused, mis puudutab nüüd väiksemaid kohti, et kuna meil on Saue vald alles liitus suureks mammut omavalitsuseks, meil on ka palju väiksemaid külasid ja kohtasid, kus lastel ei olegi muud teha, neil ei olegi kuhugi mujale minna, kas külmetavad bussikas või siis, ja kui on olemas see noortetuba või noortekeskus, siis ja turvalise inimesega, kuhu minna, siis neil ei olegi mujal minna, tulevad igal juhul sinna. Aga mis on küll keeruline, mida me nüüd ka viimasel ajal järjest rohkem märkame, et tegelikult ja keegi võiks anda selle retsepti, kuidas märgata, sest vahel juhtub ikkagi nii, et need eluga satuvad pahuksisse lapsed ja noored, kes väljast poolt näevad välja täiesti okeid. Et meil on olnud siin erinevaid juhtumid, kus on harvad juhtumid, kus laps lõpuks võtab endalt ellu. Meie sellest infost ei tea, meie näeme, et tegemist on särava noore inimesega, kellel hinded, suhted, kõik sõbrad tunduvad olevat jumalast okei. Ja järgmisel hetkel saabub uudis, et teda enam ei ole. Ja siis vaatame kõik nagu endile ja üksteisele otsa, kuidas see võimalik on või kas keegi teadis. Vanemad teavad, eks ju, lapsel oligi depressioon, käis ravil, aga ülejäänud võrgustik võib-olla üldse ei teagi, kui tõsine see asi seal all on, ei oska kuidagi nagu kaasa elada ka, et need on küll nagu ka meie jaoks hästi siuksed šokeerivad juhtumid või näited, et kuidas me saame seda märgata või mis need märgid on, mis natukenegi annaksid teada, et sellised mured märkamise osas. Kes seal vihmavarju all seda depressiooni võiks üldse märgata? Kus see on? Kas see on arstide poolne, kooli poolne? Tegelikult ütleme, kui vanemad teavad, siis vanemad, nagu sa juba enne ütlesid, et peaksid ikkagi rääkima sellest. Et muidugi terviseinfo on selline asi, mis on ka hästi delikaatne ja seda ei saa nagu alati avalikustada võib-olla, aga kui vähegi on sellist julgust rääkida ja usaldust, et siis tegelikult oleks see tore, kui noortega töötajad teaksid või kui ma tean, et mu laps käib mingis huviringis või kus iganes, et ikka tegelikult oleks õige rääkida. Et oleks ju võrgustik kohe laieneb. Ja tegelikult on üks lihtne asi see, et kui noor inimene, mulle meeldib ikka inimene ka sinna juurde panna, kui noor inimene käitub teisiti, kui ta on siiani käitunud, siis oleks igal juhul vaja asjale otsa vaadata. Et siis tuleb hakata kaasama siis erinevaid inimesi. Et jälle on see, et me ei saa jääda sellesse kinni, et lastekaitsespetsialist said selle info kätte, nüüd meid ei ole. Me peame kõik olemas olema, sest kui me oskame ülesanded ära jaotada, meil on tihti olnud lugusid, kus koolis äkki projitseerib ise juba vägivalda näiteks väike laps või on tal enurees selles vanuses, kus tal ei pea enam olema ja nii edasi, et mis on nüüd juhtunud on ju ja need killud, seesama, mis Karmen on siin välja toonud ja see sotsiaalpedagoog, et tahaks edasi kogukonnas toimetada on ju. Me oleme nagu seda julgust andnud, et andke see infokild meie kätte. Me peame lihtsalt selliselt jõudma selle pereni või lapseni või nendele probleemideni, et see ei tule välja, et see tuleb sealt.
aga me jõuame selleni. Kuidas see omavaheline kommunikatsioon ikkagi nagu käib tänapäeva ühiskonnas, et kui ma suhtlen, ma ei tea, oma peregrupis, ma teen oma Facebooki chati ja kõik asi toimub valatult, eks ju, et kuidas need erinevad lingid saavad seda informatsiooni üldse vahetada? Et nii kool, perearst, telefonid ja e-mailid. Et kas see toimub nagu hästi või on ikkagi seal nagu vajaka jäämisi ka? Ta on ikka keerukas, et kui sa ei tea, siis peab guugeldama. Tööd on ju palju selles mõttes. Absoluutselt, et ma juba tõin välja selle kõrge riskiga perevägivalla lahendamise mudeli, mis koondab neid vihmavarju aluseid ja seal tehakse koostööd. Nüüd on küpsemas järgmine plaan, et tuua ka selle keskmise ja madala riskiga perevägivalla juhtumite puhul selline tõenduspõhine mudel. Tegemist on ka Marak mudeli puhul tõenduspõhisega, mis on Inglismaalt pärit, et täpselt samasugune mudel, aga see võiks olla abivajava lapse aitamise mudel, siis on ju, kus on tegelikult ikka see, et aeg-ajalt seda infot vahetatakse ja sellise astmeni nagu saab. Ega meie ei saa kõigi infot jagada, on ju, nii nagu Karmen ei saa seda teha. Et selles mõttes oleks hea, kui on sellised kokkulepped olemas, inimesed on omavahel aru saanud, mida nad on tulnud siia võrgustiku töösse tegema, on ju, ja siis saab edasi toimetada. No Liisbet, kas noored omavahel jagavad selliseid muresid ka, mis on ikkagi suured mured, et mitte see, et kas sul on kodutööd tegemata või uut telefoni tahaks või mis on, aga tõsised mured, et kodus on midagi halvasti, mind kiusatakse ja nii edasi, nii edasi. Sõbrad omavahel kindlasti jagavad, kuid jah, sa ei lähe rääkima ju oma klassikaaslasele, keda sa kaudselt tunned, et jah, et mul on kodus probleemid, et seda kindlasti mitte. Aga see antakse omavahel ka nagu soovitusi, mida teha, et kelle poole pöörduda selles mõttes? Ei, nagu kui keegi ei pöördu otseselt, siis ja keegi ei anna ka soovitusi lambist, et... Või näiteks, kui sina tunnetad, et probleem on ikka tõsine, siis kelle poole sina soovitaksid pöörduda? Kas see on nüüd lasteabitelefon, kas see on mõni õpetaja, koolipsühholoog ja nii edasi? Ma arvan, mina soovitaksin pöörduda, oleneb, kas see inimene on avatud või mitte, kas ta julgeb rääkida näost näkku, näiteks jah, koolipsühholoog on, ma arvan, esimene, kellega näost näkku rääkida, kuid kui jah, see inimene äkki tunneb piinlikkust ja ta ei julge, siis kindlasti lasteabitelefon sellepärast, et jah, see ju ei võta üldse palju vaeva, et sinna helistada. No kui usaldavad tänapäeva noored ikkagi on, et kiusajaid võib olla ju nii oma perekonnast, kaasõpilastest kui ka õpetajatest. Et me ei tea, et kui mul on mingisugune, ma olen teistest tunnen, et erinev olen ja võib-olla see kiusamine tuleb nagu igast sellest igalt poolt sisse. Et kuhu siis üldse nagu pöörduda, et võib-olla ei olegi enam lapsel mingit valikut nagu. Ja ei saa seda unustada, et kiusatav võib olla ise kiusaja samal ajal, et see võib viia eksitusse nii õpetajad kui ka teised aitajad. Et ta ju ise on selline, ma olen kuulnud neid väljendeid, kus öeldakse, et see on paras talle. Saabki targemaks, ei kiusa teisi. Aga tegelikult võib algpõhjus olla see, et teda kiusatakse. Et tegelikult tuleb, keegi on öelnud psühholoogidest, et need protsessid on inimesel sarnased all. Nii kiusajal kui kiusataval. Aga nüüd üks on see, kes saab häbimärgistatud ja teist minnakse aitama, tegelikult vajavad mõlemad abi. Kuidas ikkagi vanemad kaasata sinna protsessi, et nad ei tunneks, et kui seal tegemist on, ütleme koolis, et tegemist juba on noorsoopolitsei ja muude asjadega, et vanemad ei kaotaks usaldust ja võtavad oma, ma ei tea, lapse sealt üldse süsteemist välja ja viivad kuskil mujale kooli, et nad tunnevad, et nende last kiusatakse õigustamatult. Ja et see on ka tihti, kus väikses kogukonnas perekond tundes ära, et nad ei ole enam anonüümsed või need probleemid on avalikud, nad kolivad edasi, on täitsa pered, kes kogu aeg kolivad kuhugi. Et siin on see infovahetamise teema, andmebaasid, infovahetamine, et kui nad juba uude kohta jõuavad, siis teavad, et probleemid on olemas. Aga kuidas nende vanemateni jõuda? Et meil on selleks siin saalis näiteks hästi tublid noorsoopolitseinikud, kes oskavad aktiivse kuulamise meetmeid näiteks kasutada, inimestega rääkida. Et me ei läheks ründama, sildistama, stigmatiseerima, vaid me läheme appi kuulama ja lahendusi välja pakkuma.
tahaks tuua välja noorte kohta, mida mina olen nagu täheldanud päris palju kordi, on see, et noored ju, nad tõesti ju jagavad oma südamemuresid ja asju. Ja väga sageli siis, kui näiteks mina ütlen, ma olen see noor ja mul on sõber ja ma jagan sellele sõbrale, kas või ma ei tea, enesetapumõtteid või seda, et mul on koduvägivald, siis see on tegelikult tohutu vastutus, mis ta paneb oma sõbra peale. Ja seda vastutust, et sõbrad kannavad teinekord teadmata või mõtlemata sellele, et nad saaksid selle ära anda. Ja nad tunnevad ennast süüdi, sest et ei tohi ju nagu edasi ka rääkida, see on ju niivõrd usalduslik info, et see loob sellise tohutu dilemma, et selline noorte harimine, et anda teada, kuhu teatada, mida teha ja nii edasi. Näiteks mina tean konkreetselt kas juhtumeid, kus üks, ma ei tea, kas 15-aastane tüdruk päästiski oma sõbranna elu, sellepärast et sõbranna ütles Messengeris, et nüüd ma lähen ennast üles pooma. Sõbranna kohe siis helistas sellele tüdruku vanematele ja õnnestus see enesetapp ära hoida. Ja probleemiga nagu sügavamalt hakata jälle tegelema. Ja selliseid juhtumid on nii palju ja see, mida tunnevad siis ka need, kellele on sellest murest räägitud, et see on uskumatu koorem. Ja nad ei ole sageli üldse selleks valmis. Et kui on see tarkus olemas, et ma helistan näiteks vanematele või politseisse või kuhugi, see on väga hea, et seda kindlasti tuleb nagu levitada palju. Kuidas me tänapäeva digimaailmas ikkagi kiusamise vastu valmis oleme? Et kas nii kool kui noortekad on nagu sellest digikiusamises ka kompetentsed? Et kuidas seda hoida? Nutikas noorsootöö on meil selline uue ajastu sõnapaar, et võimalikult palju siis ka nutikaid lahendusi, vahendeid kasutada. Eks selle noorsootöötajate puhul on nii ja naa, et mina ise sotsiaalmeedias, Facebookis olen oma nimega, oma näoga ja kui noored tahavad mind oma sõbraks võtta, siis õnneks ma elan üsna korralikku elu, et ma saan seda endale lubada. Et võtan nad omale sõbraks, paljud noorsootöötajad teevad seda, et nad teevad endale konto noorsootöötaja Kristi ja siis nad jagavad seda ja võtavad noorsootöötaja või noored endale siis selle noorsootöötaja konto alt sõbraks. Et kasulik on olla nendega sõber igal juhul, sealt saab jube palju infot ja nad selles mõttes on lapsed ikka nagu lihtsad, et nad ei mõtle, kes see publik kõik on, kes seda infot saavad, mida nad postitavad, et küll on meil laagrite tagajärjel igasugused suitsu ja alkoholipildid üles laetud mõtlemata, et me ju näeme ka ja teeme sellest omad järeldused ja edastame infot võib-olla vanematele, et infot, ma saan noorte kohta küll infot, aga vähemalt mina omast kogemusest ma ei ole küll avastanud sellist küberkiusamist mina oma selles kambas, kes minu tutvusringkonnas seal Facebookis on, et ma arvan, et see natuke jääb ikka meile nähtamatuks, kui just keegi otseselt noortest ei tule näitama, et kuule, vaata, mida see selle kohta postitas, siis tegelikult ma arvan, on see suht varjatud ja ka nii nagu päriselus ka, kui ikka teha siis vaikselt ja salaja ja korralikult, siis ega see kübermaailmas on ikka sama, et pigem neid asju saadetakse kas nagu sõnumina, mis ei ole avalik see lehekülg, eks ju, et kõik kohe näevad. Et see on keeruline ja see on väljakutse seal nendes keskkondades jälile saada ja märgata. Küsin Liisbeti käest ka selle digikiusamise puhul, et kas sa tunnetad, et näiteks see on aina suurenemas ja mis teha siis, mida teha selles teemas? Tänapäeval ma arvan, et see on suurenemas, kuna on olemas palju rohkem võimalusi. Ma võin näite tuua, et mu eelmises koolis, see oli täpselt umbes aasta aega tagasi sügisel, järsku terve kool sai ühe mu klassi alasti pildid ja see reaalselt saadeti tervele koolile laiali. Aga õnneks kõik suhtusid sellesse normaalselt ja just olid selle suhtumisega, et otsime üles, kes see oli, vaata, et niimoodi ei tehta. Et me kohe
nagu klassis ka veel, noh, mitte muidugi see tüdruku kuuldes, aga arutasime, et ja kohe kindlasti keegi ei ütle talle midagi selle kohta. Aga siis, et see tüdruk ise alguses ei teadnud seda, aga siis ta hiljem ju, noh, muidugi sai teada ja temal tuli küll sihuke depressioon ja aga kõik olid tegelikult väga toetavad ja mitte keegi ainult talle sõna, mitte midagi halba, sellepärast et see oleks seda olukorda nii palju hullemaks teinud. Ja tänapäeval ongi jah, palju vahendeid tegelikult ja sihukese asja läbiviimiseks, et ongi, no saadad ühe klikiga tervele koolile laiali ja siis kõik teavadki. Kas te teate ka, mida nagu teha ikkagi sellega? Jah, et te võtsite kõik kokku ja nii-öelda lahendasite selle probleemi ühiselt, aga kas on nagu mingisuguseid, ma ei tea, on ju veebikonstaabelid ja igasugused muud? Minu mäletamist mööda see läkski ühele veebikonstaablile või et kirjutati, võib-olla tüdruk isegi kirjutas, aga ma ei tea, kas ta saadi kätte sellepärast, et jah, seda on ikkagi raske, kui tehakse ühte äppi libakonto. Jah, no see oli Snapchat, et jah, seda on ikkagi ju raske jälitada, aga võimalik, et saadi ka kätte, aga jah, mina isiklikult pole kuulnud. Kus politsei kommenteerib? Jah, meil on veebikonstaablid olemas, neid on Eesti peale tervelt 3, on ju. Üks vene rahvusest noortega tegeleva ja teised 2. Kas vähe ei ole kuidagi? No just tõingi, et tervelt 3, et mulle endale tundub, meil on ka muidugi digikriminalistika üksus nüüd loomisel, on olemas veel digiüksus, mis tegeleb majanduskuritegu ja nendega, et me ikkagi liigume, aga mulle tundub, et see maailm jookseb sihukese hooga eest ära, et meil peaks olema ikkagi juba seal maakondlikul tasandil oma patrullüksus, kes patrullib veebis, mitte ei sõida relvadega välja, vaid ja mulle tundub, et me veidi lohiseme järgi, et võiksime mõelda juba palju kaugemale, sest te ju teate, et 2030 on Eesti politsei parim politsei maailmas. Et me peame ka siis neid vahendeid rohkem leidma. Aga sa ise näiteks digimaailmas juba oled ka sisenenud? Pidin suht vara hullama hakkama, sest mu tütar saavutas sihukese noore teismelise ea siis, kui Facebook loodi. Ja ma algul vaatasin, mina ei hakka seal, aga kui ma nägin, et enamus Egiptus ja Saudi Araabia seiki olid tema sõbrad juba, siis ma pidin sekkuma ja ka oma konto looma, nii et ma pidin sealt seda digiliiklust veidi regullima, et selles mõttes ma olen kodus veits. Aga kuidas seda digiliiklust ikkagi regullida, et vanemad ja lapsed ikkagi oleksid samal lainel, et ei ole niimoodi, et teeb midagi seal arvutis, vaid see kõik olekski ühene arusaadav, et see on ka päris maailm, et vanemad saaksid seda aru. Et ega see oli, Auli rääkis oma ettekandes sellest, et tegelikult nende piiride ja reeglite kehtestamine, kokkulepped, millest kinni peetakse, et see peab tulema juba maast madalast kogu aeg kasvama järjest kaasa kogu selle lapse heaolu tagamiseks, tema õige arengu tagamiseks peavad olema need reeglid adekvaatsed ja mis Karmen välja tõi, et me peame harima. Me peame oma noori sõpru inimesi harima ja ise ka ennast harima. Ega me ei ole ju ise kuskil, mulle tundub, et noored teavad, vahepeal nad kasutavad siukseid sõnu, et siis ei ole seda sõnaraamatut ka kust järgi vaadata ja häbi on küsida ka, aga et me peame üksteist nagu harima selles vallas. Üksteisele toeks olema. Ma olen ka sellega hästi nõus, et täna õnneks on noortele päris palju seda infot jagatakse, on turvaliselt internetis programm, mis on juba ju kestab aastaid ja järjest tehakse, just meil oli eelmisel nädalal noortekeskuses üks kohalik ettevõtja ise tuli, korraldas noortele vastava sisulise koolituse ja ma arvan, et nad koolis tundide raames õpivad seda ka päris palju, et mida mina tunnen, on tõesti see, et raske on lastele rääkida, kui täiskasvanud ise ei oska seal käituda, eks väga lihtsad asjad, et seesama, mis täna on juba läbi käinud, kõik, mis sa sinna paned, see sinna jääb, et täiskasvanud ei saa ka sellest aru ja vaadata lapsevanemaid, kes postitavad oma lastest poolpaljaid pilte ja kõike muud iseendast rääkivate, mina ka õpin ülikoolis ja esimese nädala teine päev tulevad mul kursaajad, vaata seda õppejõudu. Õppejõust oli, Instagram oli täis mingid poolalasti pilte, ei ole enam tõsiselt võetav õppejõud. Võib-olla tegelikult on väga hea õpetaja tõesti. Mulle ta ei anna tundi, aga teised tulid kohe, et vaata, meile annab siuke õppejõud nagu ainet, ja see on ülikooli õppejõud, eks ju. Kõrgesti haritud inimene, kes kõrgharib järgmisi.
ja siis me arvame, et noh, mina arvan, et siin on juba lapsed on meist tõesti targemad. Et ja noh, minu laps käis ka eelmisel nädalal koolitusel, ütles, et ma juba teadsin seda kõike. Huvitav hääl. Nii, ja ma räägime ikkagi sellest erinevusest ka, et kui me räägime täna lapse õigusest olla tema ise ja siis ka kiusatav mingis olukorras, et kes seda õigust ikkagi kaitseb, kui laps tahab olla või laps ongi erinev, et kes peaks seda kaitsema, kui me räägime siin LGBT noortest ja transsoolistest ja nii edasi, et kes kaitseb seda erinevust? Kas see peab olema ainult vanem, kes teab seda maast madalast, et ta on erinev, võib-olla ta ei tea, või on see õpetaja, arst? Mina arvan, et see on kogu ühiskonna teema, et see ongi, mida ma ka enne välja tõin, et kuidas ühiskonnas on üldised suhtumised nagu muutunud. Et kui varem kiusamist ei olnud üldse olemaski, siis äkki ta hakkas tekkima justkui, eks ju, ja nüüd me räägime sellest ja suudame seda ennetada. Et rääkides LGBT noortest, siis ma ei mäleta, mis riigis uuring tehti, aga kui muudeti, tähendab, seal vist oli algul oli see kõik keelatud, see selline, ma ei ütle propaganda, aga ütleme teavitustöö, et kui kõik muudeti nagu seaduslikuks, siis kogu ühiskonnas, kõikidel noortel, nii nendel, kes olid heteroseksuaalsed, kui ka nendel, kes siis olid seal teistmoodi seksuaalsusega, kõigil nagu vähenes depressiivsuse, suitsidaalsuse risk, eks ju. Et see on nagu, et sellised muutused peavad toimuma minu meelest kogu ühiskonnas, et me ei saa öelda, et vastutab või kaitseb üks kindel isik või 10 kindlat isikut. Ja tegelikult me kõik ja noored ju ise, see on jube hea näide, eks, kuidas noored ise kaitsesid üksteist, et see on kõige parem asi, mis üldse toimuda võib. Mul tuleb lihtsalt meelde näide, kui meile tulid Süüriast sõjapagulased ja üks väike kogukond, kus mina juhtumise jaoskonna juht olin, nad tulid öösel lennukiga, saabusid meie riiki, sõitsid siis transpordiga siis sinna linna ja kogukond politseijaoskonna juhile helistati öösel, öeldi, et niimoodi riik toimib, et öövarjus tuuakse pagulasi sisse, et nad tulid kõik korteritest välja. Ma ütlesin, kui lennuk maandub, et mis nad peavad siis seal kükital grillis istuma siis kuni hommikuni, et lugupeetud kogukond võtab vastu. Et see on seesama see, et tegelikult me peame teadlikud olema. Me oleme kõik ühesugused inimesed. Ja kui sa tood teadlikuks need teemad ja asjad, et see on okei siin selles ühiskonnas, siis see väheneb see ärevus ka. Ma küsin vahepeal publikust ka, meil publik on siin hoolega kuulanud, et kas kellelgi on mõni märkus või kommentaar sinna teemasse ja seal taga on meil Barbara, jah? Karjub sealt tagant. Kristo teab kõiki nimesid. Tema oli meie see võib-olla vabatahtlik, aga... Ma küsin kõvaläga lihtsalt. Ma küsin Helmeri käest. Ma arvasin. Ja ülekande jaoks, jah, ma ütlen üle selle küsimuse, jah. Aga sellele vastata võivad kõik, et ma tahan rääkida korra võrgustikust, millest sina rääkisid hästi pikalt ja 2-3 mõned korrad on käinud läbi sõna ennetus. Ja minu küsimus on selline võrgustiku koha peal. Aitäh, näed, kui õigel ajal sain seda. Võib-olla töötab, võib-olla igal juhul point. See, mis sa rääkisid võrgustikust, on põhimõtteliselt selline asi, mida ülikoolis oleme juba kõik ammu õppinud. See primaarne ja sekundaarne ja ma usun, et seda on noorsootöötajad, seda teame meie ka. Mina räägin sellest, et enamik võrgustikutöö, mis meil täna toimib, ongi juhtumipõhine. Küsimus puudutab nüüd ennetustöö teemalisi neid siis võrgustikutöö kohtumisi, kus põhimõte on täpselt kõik see sama, mis sa räägid, et ongi need samad vihmavarju all olevad eksperdid. Ja siis mis täna nagu see olukord on, et ja äkki sa oskad siis hüva nõu anda, et need võrgustiku kohtumised on peamiselt juhtumipõhised, mitte sellised, et erinevad ametkonnad vaatavad oma ameti ja tööplaanid üle ja planeerime tegevusi tulevikuks ennetus- ja teavitustöö vaates. Aga probleem on selles, et tegelikult kõik teevad seda nii-öelda nagu öeldakse oma põhitööde kõrvalt erinevatest asutustest
ja pole ka mandaati, et kes hakkab näiteks lastekaitsealast ennetustööd siis nagu juhtima on ju ka. Ja siis ongi, et räägitakse, saame kokku, direktorid, koolidirektorid vahel on heitnud ette, et saate kokku, joote kohvi, sööte küpsiseid, aga mis edasi? Et kes neid võrgustikke võiks juhtida, sest lastekaitsetöötaja on juhtumi puhul on ta tõesti see juhtumi nagu see liider on ju, aga me räägime ennetustööst. Kuidas siis see kõige paremini võiks toimuda siis sellisel juhul, kui me tahame luua süsteemi muutust? Ma ei räägi mingist teenusest ega programmist, ma räägin süsteemsest ennetustööst. Kuidas seda võrdlustada? Väga sisuline küsimus. Tiina kommid või tahame last aidata? Tõlkima ei pea sinna, jah. Et ütleme, et selle küsimise sees oli tegelikult ka päris palju vastuseid. Et Barbara ise tegelikult tõi välja selle, et ei saa teha midagi põhitöö kõrvalt. Selliselt, et see oleks kaetud kogu selle teenuse ulatuses. See pole võimalik, et sellepärast ma ise sinna koosloomesse väga kinni olen jäänud, et seal tõesti ei ole see, et nii nagu on juhtumipõhiselt, et kui on lapsega pere, siis on lastekaitse, kui on täisealised inimesed ilma lasteta, siis on ohvriabitöötaja, juhtumikorraldus, selge on ju. Et aga muud koostööd võiksid olla sellised, kus on siis see hõlbustaja olemas. Aga Marku Uipuu on ka välja toonud, et see peaks olema palgaline töökoht. Sest teisiti ei saa. Muidu me jäämegi pendeldama sinna, et ikka seekord sööme seal selles asutuses ja teinekord teises asutuses. Aga keegi peaks olema, kes hõlbustab seda kokkusaamist. Ta loob turvalise keskkonna ja ta aitab ka kõrvalt läbi viia seda protsessi, koostööprotsessi. Kus kohas ta siis ise töötab või mis ametis ta ise võiks olla? Mida sa soovitad? No seal, kus Barbara töötab. Sotsiaalkindlustusamet. Jah. No ta on üleriigiline, sellepärast kui me kohaliku omavalitsusele need ametikohad paneme, siis no nad ei jõua hetkel veel. Aga minu arvest see on nagu ka õige, et nagu okei on üks on see üleriiklik, aga üks see kohalik tasand ka, et ideaalis tegelikult ma arvan, et see võiks ikkagi kohalikul tasandil olla, sest kui näiteks mina lähen kuskile läände, siis ma olen võõrkeha ega mind seal väga soojalt vastu ei võeta ja ma ei ole siuke püsiv liigevõrgustikus, see kogukonnad on, mida on pärast siis Karmen ka kommenteerinud, et see kogukond on ka oluline. Absoluutselt. Ja sellepärast on oluline, et see on kohalikul tasandil võrgustikus ikkagi oleks oma inimene. Sellepärast, et see, et mina lähen ütlen, et kuule riiklikul tasandil ma vaatan, tundub, teil on see probleem. See ei kõneta pooltki nii palju, kui Saare Tiiu võib-olla ütleb. Et see võiks tegelikult olla ju ka kohalikul tasandil, mitte ainult riiklikul tasandil üksi jõua. Kui me juba regioonidesse jõuame, on juba hästi. Et mille pärast ma räägin sellest kohalikust omavalitsuse tasandist, et nad ise, siin on kohaliku omavalitsuse esindajaid, on ju, et neid ülesandeid on meeletult, seda baasressurssi on täpselt nagu on, ühineti, kui hästi või halvasti see raha nüüd seal ära jaotati, mis sellest suurest potist tuli, see on omaette küsimus, aga neil fakt on see, et neil on selleks ressurssi vaja ja kuskilt see peab tulema. Et ma olen täiesti nõus selles vaates, et kogukonna tasandil on see jõud kõige tugevam tegelikult. Mina olen olnud 15 aastat ühes ja samas omavalitsuses nüüd toimetanud ja üks asi selle võrgustikutööga, ma arvan, on see, mis Helmeri ettekandest käis läbi, on see, et mida me ennetada tahame, et see fookus on hästi oluline. Meil on, kui Saue linn oli veel Saue linn, meil oli laste ja noorsootöö ümarlaud, võrgustik käis koos, seisnes valdavalt selles, seal olid lasteaed, kool, valla või linnaesindus, noortekeskus, noorsoopolitsei, kõik tulime kokku, rääkisime, kellel, kuidas on läinud, kas on mingeid muresid ja siis läksime laiali. Mõnikord lahendasime juhtumeid, tegime kovisiooni põhimõttel mingisugust juhtumi lahendust, kui kellelgi oli see lauale panna, aga kui mõelda nagu ennetuse peale ja valdavalt ikkagi seal oli ka seesama, et juba oli midagi juhtunud, mingi lapsega oli mure ja me siis ühiselt arutasime, et kas ta on koolis, ta käib ka noortekas, et kes juba on politsei huviorbiidis, et lahendasime juhtumit. Aga ennetuse koha pealt arvan mina kohaliku omavalitsuse tasandil ei peagi nagu kõik see vihmavari sinna kokku üldse tulema, vaid me peaks lähtuvalt siis vajadusest ja olukorrast kõigepealt ära fikseerima, mida me tahame ennetada. Kas see on kiusamine, kas see on kuritegevus, mingisugused laste suitsetamine, mis on see probleem? Ja igal juhul mina arvan, et sellesse ennetamisse tuleb kaasata lapsed ise, sest nemad ilmselt teavad kõige paremini, mis tema jaoks toimiks.
ja ta oskab seda kõige paremini öelda. Meie võime mõelda nagu suured inimesed ükskõik mida välja, noh, see ei pruugi toimida, kui me neid ei kaasa. Me hakkame jõudma siin ajaliselt lõpule ja ma küsin võib-olla kõigilt nüüd osalistelt viimase küsimuse, ja võib-olla siis Barbara Haagen, kes on siis Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht, ütleb ka paar sõna, et kuidas siis varem märgata kiusamist, mis on ikkagi vastavalt valdkonnale need põhimärksõnad? Äkki Barbara hakkab pihta? Ma vastaks sellele sinu viimase kommentaarist lähtuvalt, et kohalikule omavalitsustele panen südamele seda, et kui te oma ennetustegevusi planeerite, mis on jumala õige, et paluks kõigepealt teha analüüsid, et tõesti analüüsida, mis on see, mida me tegema peame. Ei hakka valdasid nimetama, kes on nagu ühendust võtnud ja öelnud, et tere, et tulge siia, me tahame teha uimasti ennetust. Ma küsin, mille alusel sa tahad seda teha? No sellepärast, et meil siin kohalikud on öelnud, et näevad seal pargis liikumas noori. See ei ole analüüs selle põhjal tegevusi nagu alustada või sinna raha investeerida pole mõistlik. Nii et puhtalt raha, inimressursi ja aja kokkuhoiu mõttes üks tugev analüüs ette sobib näiteks laste ja perede profiil kohalikes omavalitsustes, kus sa saad nagu ära kaardistada, mis need probleemid on ja siis selle järgi kaasata, selle järgi planeerida tegevusi, üks korralik tegevuskava, et see on nagu see, millest baastööks hakata pihta. Ja Sotsiaalkindlustusamet pakub abi ka selles osas ja käin koha peal igal pool nõustamas kui vaja. Lõhnab ühe koosoleku järele. Nii, edasi võib-olla siis Kristi ka vastu siia ja omapoolselt ka, et kuidas varem märgata kiusamist? Mina tahaks noorsootöötajana tuua sisse selle kommunikatsiooni teema, et seesama, et me ei märka, noorsootöötajad ei pruugi, sest meile väga ikkagi juhtub, et meieni see info ei jõua, mis jõuab kooli, et need vihmavarjupaanid justkui kõik kokku moodustavad vihmavarju, aga see paan, mis on siinpool ja see, mis on siinpool, ei pruugi sellest varju all olevast lapsest tegelikult sama infot teada või üldse teada, et ta seal varju all on. Et kuidagi need õmblused peaksid läbima kõiki neid paane, et me kõik selles infoväljas oleksime. Samas on see ka natukene võib-olla ohtlik on infot omada, kuigi pigem ma tahaks omada, kui mitte omada. Teisest küljest see on väga kerge tekitama eelarvamust. Miks lapsevanemad ei taha ka mitte koolile öelda, et minu lapsel on, ma ei tea, aktiivsustähelepanu häire, selles mõttes enne käis ka läbi, et kui on kliiniline diagnoos, aga kui ei ole, näiteks Eestis lastel näiteks posttraumaatilist stressihäiret väga palju ei diagnoosita, need sümptomid on enam-vähem samad, mis aktiivsustähelepanu häirel. Isiklikult tean last, kellel tegelikult ongi tegemist siis selle traumajärgse häirega, aga diagnoositud on aktiivsustähelepanu häire sellepärast, et ta saaks abi. Selline juhtum ka, et ta saaks vajalikke neid abivahendeid ja jõudu, et see kommunikatsioon siis lastekaitselist on infot kõige rohkem, politseil on oma info, koolile ikkagi öeldakse, aga noortekeskustel ei ole ka peredega väga sellist kontakti, et laps tuleb ju puhta lehena, meie võtame ta vastu, ühelt poolt tore, sest et meil puudub igasugune eelarvamus ja tihti on ka nii, et need lapsed, kes koolis võib-olla jäävad kuidagi hammasrataste vahele, meie ei tea nendest midagi ja meil nad on nagu hullult ägedad tegijad ja teevad kõige ägedamaid asju. Et see info, kommunikatsioon ja see noortekeskused on tõesti Eestis ju palju, et üle 200 ja et võiks võib-olla neid võtta tõsisema partnerina ka kampa ja info vahetamise mõttes. Aitäh ja Helmer? Teadupärast hakkab, kui noorega on probleem, teda kiusatakse või ta on kiusaja, siis suur tõenäosus, et temal kodus ja peres ei ole kõik hästi. See lihtsalt on suur tõenäosus. Mulle endal siis tuleb selle perega nagu tegeleda. Tegelikult perega tuleks tegeleda ikka juba sellel ajal, kui asjad hapuks minemas alles on. Mina ise loodan, et äkki pereterapeudina me saame hakata aitama peresid, kui nad hakkavad looma perekonda. Et juba siis anda nõu, et kui sul eelnevatest põlvedest sellised mustrid, mis ei toimi hästi, on tulemas, et sa teadvustad seda ja oled valmis neid mustreid murdma, meie oleme toeks.
et see on ideaalne variant, aga tegelikult hästi palju mind on täna kõnetanud see, et harime üksteist. Harime noori, noored harivad meid rohkem ja kiiremini märkama, hoolima ja tegutsema. Karmen? Ja mina leian ka seda, et selline teadlikkuse tõstmine on hästi oluline ja harima peab juba enne, kui probleemid tekivad, kui nad üldse tekkima saanud. Mina ise teen seda, et kui mul tulevad ema ja isa beebiga ja juba siis ma hakkan rääkima sellest, mismoodi õpetada, sest tänapäeval emad ja isad räägivad väga palju ka oma laste käitumisprobleemidest arstile. Ja ongi, kui laps näiteks lööb teisi või siis näiteks on üks laps ja sünnib teine laps juurde, kuidas õpetada neid kahte väikest omavahel suhtlema, mida kõik need sellised asjad, et ma mäletan, kui ma läksin kunagi oma lapsele lasteaeda järele, siis laps läks sinna niimoodi rühm, pani ennast riidesse, läks rühma ja ajas käed laiali, kes tahab kalli. Ja siis kõik, kes tahtsid, tulid ja tegid talle kalli. Ja minu meelest see on täiesti lahe. See on ka kiusamisvaba lasteaed ja minu meelest see on nii vahva, et see nagu õpetatakse lastele sellist üksteisega arvestamist, hoolimist, erinevuste märkamist, aktsepteerimist. Et see on selline asi, mida tuleb nagu algusest peale hakata õpetama. Ja ma nagu mõtlesin, et mina räägin beebide ja vanematele selliseid asju juba. Et ma arvan, et niimoodi me saamegi ja kui igaüks seda teeb, mitte ainult arstid ja politseinikud, vaid me kõik, siis see on meie kõigi ühine vastutus. Aitäh ja Liisbeth, sina oled ju nüüd kuulanud ka tänast konverentsi ja kuidas sulle noorena tundub, kas vihmavari on sinu pea kohal olemas ja vajadusel kaitsmas? Ja mul on meie vihmavari on olemas mu pea kohal ja kaitsmas, aga ma tahan võtta sõna teemal, et kuidas siis ennetada või märgata kiusamist. Et tegelikult lapsed ju näevad, mis nende ümber koolis toimub, kui kedagi kiusatakse hullult nagu ja kõik teavad seda. Ja minu ema on nii minu kui ka minu venna käest küsinud, et kuidas teil muidu koolis on, et kas on nagu keegi keda kiusatakse, küsibki niimoodi. Ja minu vend siis vastas sel korral, et jah, on üks laps, keda kiusatakse, et tema on pigem see kõrvalvaatajaga ei astu vahele ka. Ja tegelikult niimoodi saab ju väga palju infot teada, kui laps, kes on nagu, käib seal samas klassis, aga kui tema räägib oma vanematele, siis need vanemad saavad ju edasi tegeleda kas klassijuhatajale, sest et lapsed ju oskavad kõige rohkem üldse rääkida sellest. Nii et Täiesti nõus. Ja tõesti. Teeme suure aplausi, teeme kõigile panelistidele suure aplausi. Ning ka erinevad inspiratsiooniloengud kindlasti ja kui keegi tuleb ju kooli rääkima oma loost, siis suurem enamus ikkagi kuulab seda ja hakkab kaasa mõtlema. Ja kuigi on neid, keda absoluutselt ei huvita ja kes on telefonides, aga kui räägitaksegi sihukest tõsist juttu kogemustest, siis ikkagi suurem osa kuulab seda ja mõtleb kaasa ja siis ja meil põhikoolis käis üks mees rääkimas, ta oli tegelikult väga huvitav, aga rääkis ühe väga tõsise loo ja seda oli näha, kuidas kõik olid pärast nii tõsised ja nii nagu siuksed vaiksed, ehk see pani tegelikult kõiki mõtlema, et need inspiratsiooniloengud kindlasti aitavad. Et niimoodi saab ka ennetada seda või siis võib-olla tänu sellele isegi lapsed ju saavad inspiratsiooni rääkimiseks ja siis julgevad rääkida peale seda, kui keegi on neile oma kogemusloo rääkinud. Ma usun, et me oleme kõik täna saanud siin üksteisest veidike inspiratsiooni. Teeme veel kord suure aplausi meie panelistidele täna.